Tere Rein, kõigepealt palju õnne sulle, Sex Sound on saanud 10-aastaseks, hulganiselt kõmu tekitavaid albumeid on välja antud, aga siin on Imandra Leigi teine plaat meie ees. Esimene pälvis väga positiivset vastukaja, ilmselt sa imetlesid ennast jupp aega pärast seda, aga räägi teise albumiga välja tulla, mis see tähendab loojale? No see ongi see igipõline teise plaadi nii-öelda taak, et ega siin lugusid kirjutada ei ole ju keeruline, et neid ikka kirjutada, et tegelikult lihtsalt see, et kuidas seda peaks nagu siis arranžeerima või kes selle peaks produtseerima või milline see üldine kõlapilt üldse peaks olema, et ei ole ju mõtet teha teist samasugust albumit või seda niikuinii hakatakse ajama, et ei, ega siin ikka midagi nagu väga uut nagu ei ole, ühesõnaga see, et justkui rahuldada nagu ennast, mulle tundub, et see on nagu tegelikult prioriteet, et samas eks hea tunne tekib ka siis, kui teised saavad rahuldatud. Nii et 4 aastat sa rahuldasid teisi piltlikult öeldes ja nüüd oled siis jõudnud sellesse, kus sa oled sellega istud, see on sul käes, see vinüül tuli täna sisuliselt. Mida sa tunned? No ütleme, selg on märg ja põhimõtteliselt nendest tassimisest ma tassisin just need kastid lattu. Aga see on väga eriline, jah, et võtab sõnatuks. Kui palju see uus plaat erineb näiteks sellest Seesamist? Kui palju sa siis said seda teistsugusena teha? No tegelikult selle tegemise protsess oli täiesti teistsugune, et kui Seesam ajal tegelikult oli niimoodi, et Pia Fraus oli nagu just väiksele puhkusele läinud ja siis ma elasin seda hästi raskelt läbi ja need lood tulid hästi kergelt kõik järjest ja ma tegin seda 90% kõik üksinda valmis. Mõtlesin, et ma ei taha kellegiga suhelda. Et pärast ma muidugi lõpus ma ikkagi kutsusin Eve ka laulma, sest mulle tundus, et ega see üksinda nagu väga lahe ei ole. Aga selle, ja siis oli veel selle Seesami juures oli veel see, et mul oli just sündinud laps ja see elurütm oli nagu kuidagi hästi selline chill, et ta läks kell 8 magama õhtul ja kell 10 hommikul tõusis, ehk mul oli nagu hullult aega seda plaati nagu teha. Ma tegin seda enamasti salvestasin kodus ja öösel, kui laps magas. Ja ehitasin kitarrivõimu ümber patjadest mingisuguse siukse, et mis natukene summutaks ja... Aga see plaat, kuidas see sündis? Millised... Sellega oli nüüd niimoodi, et nüüd ma olen nagu siuke täiskohaga siuke pereinimene ja isa on ju kogu aeg jooksen lapse järgi, ta on nüüd 5-aastane, nii et ega väga raske on leida aega selle salvestamiseks. Ma ütlen, et lugusi veel jõuab teha, aga seda, et panna asjad üles ja vajutada rekk, seda on järjest nagu raskem leida, aga lõpuks ikkagist sai see tehtud. Ma ei ütleks, et ma tegin seda nagu väiksema pühendumusega või kuidagi üle jala, et pigem ongi rohkem selline kontsentreeritud, et kui see aeg on, siis tuleb nagu sellest võtta nagu 200%. Aga millal sinu laps teeb debüüdi Imandra Leigi albumil? Jay-Z pani oma lapse juba ühepäevaselt, tema nutt oli singli peal, nii et sa oled natuke hiljaks jäänud. Kui sa vaatad seda ümbrist, siis sa tegelikult võib-olla isegi leiate sealt üles. Ära ütle. Siin plaadi peal on 10 tracki. Kui palju te hulgast sa need 10 siia välja valisid? Viimasel hetkel tegelikult ma veel vahetasin mingid lood välja. Ma arvan, et lugus oli äkki 17 umbes. Ja kuskil päris lõpuks tegelikult alles ma tegin selle valiku, et mis ma siis viimistlen lõpuni ja mis jäävad välja. Mis nende teiste lugudega saab? Võib neid ka kunagi kuulda? Ma oled oma Sex Soundi kogumike peale. Ma mõtlen, et see lased välja ja on okei. Ma tõenäoliselt äkki teen mingi EP nendest. Mida sa loodad, et sellest plaadist saab? Mida sa unistad sellega seoses? Kas sa tahad seda kiiresti kõrvale lükata ja minna 3. siis nagu selle albumi juurde, millega pannakse siin suur poster kaubamaja juurde ülesse?
või usud sa, et siit tuleb ka? Ma vaatasin just Sandra Vungi oli selle ansambel Neandertali trummar, oli just Kaubamaja seal üleval. No vot, tahad sa seda? Võib-olla tema kõrval võiks olla. Usud sa, et siit tuleb see mürakas või jääb see? See tegelikult ei sõltu üldse minust, see ei sõltu ka nendest inimestest, kes seda kuulavad, et see mürakas tegelikult nagu justkui kunstlikult ju tekitatakse mingitest asjadest. Et seda tegelikult otsustab press ja Kera. Just nimelt. Sina isegi vähem kui Kera, aga et tõesti see on niimoodi, et ma olen enda poolt nagu kõik teinud, et see oleks nagu hea ja tegelikult tähtis on see, et need inimesed, kes kuulasid Seesamit, leiaksid selle plaadi üles ja et neile see nagu midagi pakuks. Ilus. Video räägib iseenda eest. Ja sellest pole mõtet. Noh, see on siuke klassikaline indie-video. Ma ütleksin isegi, et see on klassikaline Imandra Leigi video, et ega mul väga palju nagu mõtteid ei ole. Väga palju teistsuguseid mõtteid ei ole. Et tegelikult nii see kujundus kui see plaat ise on nagu tugevalt nagu leierdatud, et siis selle video idee tegelikult oli see sama. Et me vaatasime slaide ja see toimus minu kodus kõik ja siis mängisime pille. Naljakas oli see, et kui me salvestasime või filmisime seda, siis me muud pillid, mis nagu vähem müra teevad, filmisime me ikkagist nagu päeva poole ja siis viimasena salvestasime trummid. See oli juba öösel niimoodi, et mu naabrid said sellest tõenäoliselt osa. Aitäh, Rein, et sa tulid ja jagasid meiega neid imeilusaid plaate, mida me lähme nüüd koju koos Keraga kuulama. Meie ühisesse koju. Niimoodi on karm. Ma võin tulla kaasa. Tuleme kõik kolmekesi. Nojah, aitäh. Aitäh. Hea laps.